Tere, te vaatate Kaitseliidu 100. aastale pühendunud saatesarja 10. saadet. Me tahaksime teid sellest saatest tagasi viia suvisesse aega ja näidata teile materjale, mis on salvestatud suve alguses. Kaitseliidu noorteorganisatsioonid, Noored Kotkad ja Kodutütred pidasid sel aastal suurlaagrit Spekter. Sellest me tegime ühe pikema saate, mida te nägite paar nädalat tagasi. Kuid sellega Noorte Kotkaste ja Kodutütarde tegevus suvel ei lõppenud. Sügisel on nüüd hea taas meelde tuletada näiteks, kui Noored Kotkad ja Kodutütred võistlesid Salupere retkel. Salupere retke peetakse legendaarse kotkajuhi Arvet Salupere mälestuseks. Ja võib-olla saab sellelt retkelt alguse ka mõni kuulus tulevane võit, näiteks admiral Pitka retkel. Aga saate lõpus tahaksime teile näidata materjali, mis on tehtud ajakirja Kaitsekodu videotiimi poolt. Ja selles videoloos vaatame, kuidas toidetakse kaitseliitlasi väliõppustel ja milline näeb välja üks korralik väliköök. Alates 2011. aastast korraldatakse Kaitseliidus lasteorganisatsioonide, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde võistkondade vahel Salupere retke. Tänavune retk toimus Aegviidu ümbruses. Miks seal? Sest Aegviidu kandis on sobiv maastik ja pealegi viib Eldroni rong sinna kenasti kohale. Esimese punkti koordinaadid. Palun, tehke kohe praegu. Nii, mis on praegused koordinaadid? Kus sa tead, kus on koordinaadid? Näe, koordinaadid on sul siin. 12, 6, 74, 3. Nii, mis sa siin kaardi peal näed? Mis see on? See on raudtee. Väga hea, kus me siis oleme? Raudtee kõrval. Väga hea. Väikestele, alles kodutütardeks või noorkotkasteks saanud lastele, kellel on tihtipeale vaprust rohkem kui oskusi, tuleb kaardi ja kompassi kasutamised käigu pealt õpetada. Või vähemalt meelde tuletada, kuidas need asjad ikkagi käivad. Ja nüüd pane palun kaart täpselt nii, et on täpselt selle kaardi ja sinu kompassi põhja-lõuna suund on üks ja sama. Kus kaardi põhjasuund on? Nii. Ja kus kompassi põhjasuund on? Õige, sinna peate liikuma. Tublid olete. Väikesi võistlejaid ei lasta ööpäevasele matkaseiklusele muidugi üksinda. Nendega on alati kaasas ka juhendaja. Nii, 3. võistkond. Suuremad noorkotkad ja kodutütred mõistagi rajal juhendamist ja kaitsmist ei vaja. 15 liikmelist võistkonda, tüdrukute ja poiste segavõistkonnad või ainult poiste või ainult tüdrukute omad stardivad täpselt 10-minutiliste vahedega. Mida siis Noored Kotkad ning Kodutütred oma organisatsioonid üritustel ja koondustel õpivad, et sellisel võistlusel osaleda? Väga palju on õppinud just seda, et võistkonnaga ise arvestada üldiselt, et ja iga kord võib minna nihu asjad, aga vähemalt on võistkond, kes toetab või seltskond üldse, Tallinna malev üldse, poisid ja tüdrukud koos on väga tugev üksus. Mida te õppinud olete siin selle 2 aasta jooksul? Igast sõlmi ja mis veel? Roomamine, väga lõbus tegevus, igast taimi, saan tarkusi juurde, kuidas hakkad metsas hakkama saada, kui sa oled ära eksinud või kui sul saab näiteks söögivarud saavad otsa või jooksab otsa, kuidas filteerida ja asju. Sten Kristen on varasemalt käinud 3 Salupere retkel ja olnud noorkotkas 5 aastat. Põhimõtteliselt siis kõik 3 Salupere on olnud väga erineva oskuse tasemega, alustades siis ülimalt raskest, kus me kõndisimegi terve öö läbi väga kindlal ajagraafikul. Ja mõned on olnud sellised rahulikumad. Me oleme käinud mitmetel valmistusretkedel, kus me siis testime vastupidavust, kuidas me suudame seda varustust tegelikult kanda. Ja siis ka õigesti süües, et tuleb enne võistlusi kindlasti õigesti süüa. Kõike väga mitu korda siis koondustel üle harjutanud, meditsiini kindlasti väga palju trillinud ja topograafia, kõik enam-vähem oskame seda. Stardikohtunik Maria Järvis, kes noorkotkaste ja kodutütarde võistkondi teele saatis, ütles, et sattus Kaitseliitu oma laste järel, kes hakkasid kodutütardeks. Aga nüüd on ta Tallinna maleva Nõmme malevkonna liige ning noortejuht, kes on nii noortekotkaste Nõmme rühma pealik kui ka kodutütarde Tallinna ringkonnas kvaadrühma rühmavanem. Ja seda kõike oma põhitöö kõrvalt.
räägi, kuidas sa nüüd saadad need võistkonnad siin rajale, et mida sa neile nagu, mis õpetussõnad sa neile kaasa annad? Annan kaasa selle, et rajal tuleb lõbutseda ja ennast hästi tunda, et see on kõige olulisem. Et ei tohi omavahel tülli minna, ei tohi lasta ennast häirida sellest, kui mõni asi välja ei tule. Et ülesanded on ju erinevad, kõike ei pruugi osata, kõike võib-olla ei tule välja, see ei ole kui oluline. Oluline on see, et nad läheksid ja lõbutseksid rajal. Mis ülesandeid nad täitma peavad siin? Nad täidavad erinevaid ülesandeid, mis siis näitavad nende meeskonnatööd, annavad neile võimaluse oma õpitud oskusi proovile panna, noortekotlaste ja kodutütarde siis järkude põhjal. Nad peavad tundma hästi loodust, nad peavad hakkama saama igas olukorras ja oskama anda esmaabi. Ja kaardi lugemine ka, muidu eksiksid metsa ära. Kaardi lugemine on põhiline, et ega nad muidu sinna punktidesse ei jõuaks, et orienteerumine kaardi ja kompassiga on üks olulisemaid asju. Alguses olid sellised väga noored tütarlapsed, et kui kaua nemad on üleüldse õppinud seda topograafiat ja ega ei ole hirmu, et nad metsa ära eksivad? Nad hakkavad seda topograafiat õppima siis kohe, kui nad organisatsiooni tulevad, et kas siis 7-aastasest peale või olenevalt siis vanusest, millal nad tulevad, kui palju nüüd keegi omandab, see sõltub siis sellest inimesest ise, et mõni on kohe selline meie mõistes nii-öelda kaardijumal, kes siis kohe vaatab kaardile peale, saab aru, aga see, et nad ära eksivad, ei usu. Keegi pole siiamaani kunagi metsa jäänud. 4-liikmelistel võistkondadel tuli circa ööpäeva jooksul läbida linnulennult 10 kilomeetri pikkune võistlusrada Mustjõe raudteepeatusest kuni Aegviiduni. Tegelikult kulges võistlustrass kontrollpunktist kontrollpunkti, kus tuli lahendada erinevaid ülesandeid, näiteks ronida köiega, läbida takistusrada ja anda kannatanutele esmaabi ning sooritada luureülesanne. Mida arvab noortejuht Maria Järvis? Miks peaksid koolinoored liituma noortekotkaste ja kodutütarde organisatsioonidega? Esiteks Kaitseliidu noored on maailma kõige ägedamad noored. Neil on nii palju tegevust. Enamus seda tegevust on tasuta, vahest harva tuleb oma toit kaasa võtta. Aga enamus seda tegevust on tasuta. Minu noored käivad suvel 3, 4, 5 erinevas laagris. Seda on nii palju kuulda, kuidas laagrid maksavad meeletult palju. Tegelikult on siis noortekotlaste kodutütarde laagrid on tasuta. Need kestavad siis tavaliselt kuni 4 päeva. 2 minu rühma noort sõidavad sel aastal Ameerikasse 3 nädalaks kajakakoolitusele, kus neid siis õpetatakse salrajuhtideks. Ja nad on siis skautide ja gaidide laagrites siis salrajuhid ja viivad seal siis erinevaid ülesandeid läbi. Räägi noortejuhtidest natukene, et neid vist napib. Ja noortejuhtidega on nii, et neid napib, sest inimesed arvavad, et see on midagi väga keerulist. Tegelikult saab igaüks teha noortega koos seda, mis talle väga hästi sobib. Iga rühm on oma rühmajuhi nägu. Et igast inimesest võib saada noortejuht ja see on kõige ägedam asi maailmas. Kutsud üles astuma Kaitseliitu ja hakkama noortejuhiks? Kutsun üles astuma Kaitseliitu ja hakkama noortejuhiks, et see, kui palju see annab hingele ja teeb pai, see on nii äge, seda on võimatu sõnades kirjeldada. Ja noortel on ikkagi ju parem metsas olla, kui kodus arvuti taga istuda, eriti suvel ja nädalavahetustel. Absoluutselt, me oleme kogu aeg metsas, me oleme kogu aeg kuskil väljas, me oleme kogu aeg midagi tegemas, et see on täiega lahe. Elu on seiklus. Järgmisel hommikul olime Aegviidus Salupere retki finišis noorte võistkondi vastu võtmas. Kodutütred ja noored kotkad on sammunud terve öö ja enne finišeerimist tuli neil läbida lõpujooks ja turnida osavust nõudval takistusribal. Finišeerimisel võib tekkida ka kurnatusest šokk. Viimastel kilomeetritel on tüdrukud koos poistega võidu endast välja pannud viimase jõuvaru. Kuidas sellise šokiga hakkama saada? Eks seegi on elukool. See oli nii raske. Kodus juba. Teagi, vett joonud oled, söönud oled. Anna, võta üle, ta ei jõua hoida. Mine pane käed platvormi peale ära ja puhka seal. Esimese platvormi peale mine pane käed ja puhka seal. Karmen, kui raske see võistlus sinu jaoks oli?
See ei olnud otseselt raske, aga mõni koht oli väga kurnav ja lihtsalt natuke väsitav, aga sellest sai üle. Millised kohad just eriti nagu väga rasked olid? Võib-olla see õhtu ja see öö saabumine, et siis tuli see väsimus peale. Lõpus olid sul siin lõpuülesannetes, et tundus nagu, et pisar oli silmas, et mis nii raskeks nagu asja tegi või et mis juhtus? No jalad on juba väga villis ja valusad ja siis see suur väsimus ja palavus ja kõik see. Miks sina otsustasid astuda kodutütardesse? See tuli päris juhuslikult, et mu vend oli noor kotkas ja siis läbi tema tuli ja hakkas meeldima. Kaua sa oled olnud? Umbes 10 aastat äkki. Kuskil 6 aastat hakkasin juba käima siin, et koos vennaga ja siis kui tuli see vanus täis, siis sai ka ametlikult kodutütreks. 2018. aasta Salupere retk lõppes üllatusega. Tallinna Nõmme kodutütarde ja skvaadrühma tüdrukutest moodustatud põhitiim Ateena sai 3 punktiga võidu noorte kotkaste Nõmme rühma poiste üle. Mida teised Salupere retkest osalejad arvavad, kas võistlus oli raske? Eerik Tinnuri on noorkotkas on ta olnud 2 aastat. Ma arvan, et me käisime maha 40 lähedale võib-olla midagi, aga see retk vist ise oli natuke pikem. Et kui me kõik mehitamata punktid käiksime ka läbi, siis oleks pikem retk. Huvitav oli rada, aga olid ka mõned rasked katsumused seal, kus oli meditsiiniharjutus oli hästi raske ja seal pidi kapteniga siis koostööd tegema ja siis oli ka üks legode ülesanne hästi raske, kus pidi kinnisilmi legosi kokku panema. Mitmes, ütleme, et selline retk või võistlus sinu jaoks on? See on 3. retk. Kus sa varem käinud oled? Eelmine aasta Saluperel ja siis oli üks õpperetk meil. Kaua sa oled olnud noorkotkas? 2. aasta vist juba läheb. Sten Kristel oli nõus meile rääkima ka peale finišeerumist, kuidas tal Salupere retkel seekord läks. Läks nagu läks, jalad sai märjaks, väsinud, saime magada külma taeval ja üldiselt väga lõbus oli koos. Kuidas ülesannete lahendamine läks? Pooltesse punktidesse me ei jõudnudki kunagi. Me jõudsime ainult siis kokku 4 punkti ja nendes läks väga hästi. Et mis teil takistuseks oli, et miks te pooltesse punktidesse ei jõudnud? Näiteks 1 punkti lihtsalt ei eksisteerinud, siis me jõudsime ka ära eksida ja lihtsalt aega ei olnud ka mõndadesse punktidesse jõuda. Aga kuidas sa hindad nüüd, et kuidas ajaliselt, et mitmendaks tulete? Ma arvan, et tagantpoolt esimeseks ikka peab ära tulema. Noorte kotkaste Tallinna maleva pealik Asko Kivinukk on Salupere retki võistluste peakohtunik. Kuidas ta võistluste kulgu hindab? Noortega on väga mõnus tegeleda. Et kui siin selja taga vaadata, siis neid pesakondi, kes siia moodustuvad, et nendega on väga lõbus. Mitmes selline noorte võistlus sul on läbi viia? See Salupere retk on nüüd teine, kus ma olen peakohtunikuna, aga niisuguseid võistlusi oleme varem ka teinud mitmeid. Kuidas noori ette valmistatakse üleüldse sellisteks võistlusteks, et mida erilist nad enne õpivad? See on nüüd väga niisugune rühma tasandil, kuidas keegi neid ise ette valmistab. Et kui me võtame, osad rühmad ongi niimoodi, kus on ainult kindlad inimesed, kes käivad ainult võistlustel ja nad terve aasta ainult treenivadki erinevate võistluste jaoks enda ette. Ja kuidas nende tulemused on võrreldes siis tavaliikmetega? Üle mäekõrguselt üle ikka, et kui inimesed ikka või lapsed siin on eraldi õppinud ja teinud ja treeninud, siis nad on väga hästi ette valmistunud, et praeguse seisuga on ainult 1 võistkond katkestanud 15-st. Kas on ka olnud mingeid suuremaid vigastusi või et mis põhiprobleemid et on lastel olnud võistluse ajal? Villid, väsimus, palavus, aga kõik on ületatav, et ainuke katkestaja praegu ongi kurdnatusega, et nad on lihtsalt natuke magamata ja väsinud. Teised on ilusti lõpuni tulnud, siiamaani. Meditsiiniline järelevalve on 24 tundi olemas? Ja meil on eraldi igas punktis on meditsiin ja siis meil on üldvastutav meditsiini eest ka olemas. Mida sa muidu päriselus teed? Töötan Tallinna lennujaamas, olen reisiterminali juhataja. Salupere retk on pühendatud legendaarse kotkajuhi Arvet Salupere mälestuste ja aadete elus hoidmiseks. Salupere liitus noorte kotkaste organisatsiooniga 8-aastaselt,
võitles teises maailmasõjas ning aastast 1993 juhtis ligi 10 aastat Tallinnas Arte Gümnaasiumis noortekotkaste rühma. Tema kohta on öeldud, et ta pühendas kogu oma elu noorkotkusele. Kari Kaas, te tegite ühe vahva loo ühest väliköögist. Kus kohas see idee tekkis? See idee tekkis sellest, et meie ajakirjas me kajastame tihtipeale Kaitseliidu tegemisi ja nendega seonduvaid tegemisi, olgu siis väljaõppealaseid või siis näiteks ka sõjarauda. Ja väliköök on osa meie inventaarist ja see kvalifitseerub sõjarauale ilusti. Ja sealt see mõte tuligi. Kus te leidsite selle? Igas malevas on välikatleid piisavalt, me lihtsalt vaatasime, kuidas meil see ajakirja ilmumise plaan on ja kus kohas on see väliköök parasjagu kasutusel ja sinna me läksime seda tegema. Teil on YouTube'is terve hulk videosid, ma isegi ei tea, kui palju neid on, igatahes hästi palju. Et teil on lausa oma kanal YouTube'is sellisel juhul, Kaitsekodu oma. No tegelikult on ta ametlikult Kaitseliidu kanali nime all, aga kuna Kaitsekodu on Kaitseliidu osa, et siis me postitame oma videolugusid sinna kanalile. No Eestis ei ole tegelikult see enam kuigi haruldane, et kirjutav press teeb ka videosid. Kui palju teie videosid teete oma ajakirjad kirjutamise kõrvalt? No üldiselt on niimoodi, et kuidas juhtub? Ise me hoiame niimoodi, et me saaksime anda 4 videot siis ühe numbri tsükli kohta, mis on siis 6 nädalat. Ja lisaks tulevad sinna erinevad õppuse kajastused, et kui me oleme kuskil õppusel, teeme pilti, filmime, et siis miks mitte teha ka video sinna juurde, mis siis täiendab kas ajakirjas ilmuvat materjali või läheb siis meie enda reklaamiks, promoks. Mitu ajakirja numbrit teil aastas ilmub? Aastas ilmub 8 numbrit ja tiraažiga 7200 eksemplari. Kust huviline osta saab või hankida saab seda ajakirja? Kaitseliidu ajakiri on kõigile tasuta. Et kõige lihtsamini saavad seda Kaitseliidu liikmed, neid malevatest või siis Tallinnast peastaabist, aga kui huvi on väga suur, siis saab ajakirja tellida ka koju Omniva vahendusel. Natuke soola oli vähe. Nii nagu iga kodu südameks on köök, nii võib välilaagri südameks nimetada välikööki. Täna vaatame ühte sellist lähemalt koos välikokk Merike Klemmeriga. Selleks väliköögiks, mida me täna vaatame, on Rootsi päritolu ja tuntud Rootsi kvaliteedis väliköök. Rootsi keeles on sinna kile peale või tähendab presendi peale väga ilusti kirjutatud, et kokk, traktor, kärra ja ka muidu on väliköök, järelveetav. Suure veoki taha kinnitatult saabub see tavaliselt laagrisse, kus tuleb leida talle just see õige koht. Nii kui kutsikat veetakse, veoauto peal on kogu moon, siis millest me süüa hakkame tegema, seal on jahutuskapid, mehed tegid ka külmkapi, nii et kõik on ilusti jahedas nii nagu vaja, sinnamaani kui tegutsema hakkame. Sinna saab peale panna pesuvahendid, termosed, lauad, et kõik ladustada, mis vaja on. Tuuakse laagrist, ta on ikkagi suhteliselt kompaktne niimoodi, näeb välja nagu auto järelkaru presentkattega ja siis tuleb ta siin lahti pakkida ja siin võtame lahti vastavalt vajadusele. Täna on soe ilm ja vähem rahvast, siis meil on ainult üks külg lahti ja presenti alla ei lase, sest ilm on hea. Vihmase ilmaga saab presendi alla lasta. Siis on tuulevari, on vihmavari ja talvel on ikka väga palju soojem. Teil on puhas ees. Ei loe kellaaeg, on kogu aeg valgustatud, on pistikupesad, saab tehnikat kasutada. See on eriti oluline või mugav selle väliköögi puhul on see, et kütteks ei ole seal vaja mingisugust naftat või bensiini. Seda ei ole vaja teil metsa kaasa vedada. See töötab puuküttega. Ehk siis, kui teil on kirves kaasas, on teil ka põhimõtteliselt küttematerjal olemas. Väliköök on ka väga funktsionaalne selles mõttes, et sellel on ka sellised üles ja alla volditavad lauad kaasas.
et voldid selle laua külje pealt ülesse, saad seal peal serveerida magustoitu või joogitopse või mida iganes seal vaja on. Ei ole parasjagu neid vaja. Voldid need küljed alla, need pakuvad eraldi lisakaitset, kas või siis tuule eest, eks ole. Tegelikult ei tohi mina näpugagi sinna allapoole minna. Et tuleb auto just ja viskab sületäie jälle ära, kui näha on, et vesi ei, ma ütleme, et jah, katlakütja on eraldi inimene ja kokad on hoopis teised ja mida rohkem inimesi, seda parem on, kui igaüks oma töölõiku teeb. Et praegu ka oli niimoodi, et tükeldasime lõuna kõik ära, siis mina nagu segasin ta kokku, Marika aitab nõusid pesta ja siis autojuht on kolmas, kes aitab meil kütta, meil tõsta, asju kätte tuua. Nii et võimalikult vähem oleks nii-öelda seda ristsaastumist. Et kui see laager nagu see auto lahti pakkida või see väliköök, et see ei piirdu kui ainult teinekord selle sama masinaga, vaid siin ongi nagu ümber söögilauad, prügikastid. Ja siis eemale on jah see pesuvee ära panemise augukene ja et kõik peab olema. Siis on meil selline väga tore Rootsi tööriista kast. Mis siin hoitakse? Kõige ülemises on noad. Muist on pesus praegu. Siis on kulbid, et need ka kõik ei ole käigus korraga. Siis on siin niisugune väike hädaabikomplekt. Sööginõusid ja ka muist on siin pesus. Nõudetöödu masinast ei kuule ilmselt komplekti? Ei, aga teoreetiliselt on võimalik. Nojah, kui on vool taga ja vesi kõhendada. Et siin on ka sellised tarvikud, kannud, mõõdukannud ja sõelad. Kui kaua siukse nagu lahtivõtmine ja kokkupanemine aega võtab? Et kui kiirtada tööolukorda saab? Ja aega ei olegi võtnud nii kähku, kui saab, võimalikult palju abilisi, seda rutem saab. Ta on nagu suhteliselt lihtne masin, eks ole, oma olemuselt, et see väga nagu keerukas ei ole. Keerulist ei ole. Et niimoodi 2 inimesega saab selle juba nagu töökorda. Saab küll. Kui osavam oled ja jõudu rohkem, saab üksi ka, võtab rohkem muidugi aega. Aga ta ei ole mõeldud üksi nokitsemiseks. Ja söögi tegemine käib ka ikkagi siis nagu samamoodi, et on nagu paariline ja et kahekesti, et kui seal 40 inimesele teha, et... No meil on jah umbes niimoodi, et ikka üks kokk niimoodi 25-30 inimese kohta. Et praegu ongi meil, me oleme 2 umbes 50 on süüa teha, et see on täpselt paras koormus. Ja süüa tehakse selles asjas siis, nagu te ütlesite, mis need on, need on 2? Ja 2 Rootsi pliiti on siin peal. Kui see katel on viimase piirini täis, siis on 40 liitrit. See on siis 4 × 40. Kui arvestada umbes 400 inimese portsuks, sest kõik ei jõua päris poolt liitrit kinni keerata, siis on 400 inimesele. Ja siis on veel pannid, need saab liha praadida ja pannkooke teha, pontsikuid oleme teinud. Aha, ma tahtsingi küsida, et kas sellega saab ainult suppi teha või tegelikult saab sellega mida iganes teha? Kõike. Isegi magustoitu? Magustoitu ka. Pannkoogid on väga soositud magustoit. Aga kuidas see söögi tegemine siis käib põhimõtteliselt nagu samamoodi nagu koduköögis või mis siin nagu arvestada tuleb? No kõigepealt tuleb ikka arvestada nagu koduköögiski, et kes söövad. Ja siis on... kui palju on nagu köögis töölised, kui keerulised need toidud on. Kas saab juba värskeid asju või kui kiire see laager on, kas peab asukohta vahetama või on nii, et näiteks laskeharjutusel on teada, et me oleme ühe koha peal paigal, siis saab nagu selliseid rohkem ettevalmistamist nõudvaid sööke teha. Aga kas sellega süüa tegemisel on siis nagu mingid asju, millega tuleb arvestada, et seda ma nüüd ei saa teha või seda tuleb väga väikest kogust ei saa teha, sellepärast, et 5 inimesel on siin raske süüa teha. Ja panni peal muidugi saab, aga ütleme, katla põhjas on ikka suurele inimeste hulgale parem teha.
ja ära läheb ta siis laagrist samamoodi, et klõps kõik jah, kokku. kõik kokku. Tähendab, siis teeme kolded puhtaks, kolded peavad maha jahtunud olema. Ja transpordiks on 2 varianti, kas võtame need šamotkivid sealt välja, et midagi ei koliseks, või siis teine, kui on kolle ilusti ära jahtunud, paneme puid täis, sest muidu need šamotkivid lähevad katki. Mehed väga hoolitsevad, et meil oleks väga mugav süüa teha ja siis meie hoolitseme, et neil oleks väga hea süüa.